saate toob teieni Tervisekassa. Tere kõigile kuulajatele! Mul on hea meel tervitada teid juba 3. hooaega järjest ja see tähendab seda, et seksuaaltervise ABC hakkab jälle pihta. Selle hooaja alust avame siis teemaga, mis võib-olla esialgu tundub, et nagu ei olegi seksuaaltervise teema, sest me räägime tegelikult veebist ja sotsiaalmeediast ja kui see võib-olla pealkirjastada, siis turvalisest seksuaalkäitumisest internetis või veebis, sest internet tundub nagu ilgelt vana nagu asi, et mis asi siis internet on, kõik on veebis ja sotsiaalmeedias. Kui me räägime üldse turvalisest seksuaalkäitumisest, siis tavaliselt mõeldakse ju näiteks raseduse vältimist, suguhaigusi või nõusolekut ja seda siis nii-öelda päris elus. Aga tegelikult väga suur osa seksuaalsusest, piirides suhtlemisest ja infost liigub ikkagi täna veebis. Seal tekivad nii suhted, aga samas ka surve, häbi, manipulatsioon ja muidugi levib ka valeinfo. Tänases saates räägimegi erinevates veebis valitsevatest seksuaaltervisega seotud ohtudest ning saate teises pooles tuleb juttu sellest, kuidas leida veebipõhist tõenduspõhist informatsiooni seksuaaltervise kohta. Keda uskuda ja keda mitte. Stuudiosse olen palunud selleks külla sekscoachi ja Eesti Seksuaaltervise Liidu presidendi Liisa Larmi. Tere, Liisa! Tere! Alustame kohe tegelikult sellest nii-öelda esimesest plokist, kus me räägime nendest ohtudest. Kohe tahaks nagu võtta hetkeks muidugi selle nii-öelda ohu maha. See kõlab natuke sellena, et kuidas 90-ndatel räägiti seksuaalhariduse mõttes ainult sellest, et kuidas kõike peab ennetama ja seks on üldse halb, eks. Kuigi ma saan aru, päris nii hull see ei olnud. Aga kui me ütleme turvaline seksuaalkäitumine internetis või veebis, siis mida see nagu sinu jaoks tähendab ja kui sa näiteks ka noori koolitad, siis mis see nagu turvaline käitumine seksuaaltervise mõttes võiks üldiselt olla? Jaa, tead, ma olen sinuga täiesti nõus, et kui me räägime ohtudest ja sellest, et kõik on turvaline, et see kõlab kohe see, et kõik on täiesti halvasti ja et meid varitseb kogu aeg midagi, et selline hästi negatiivne ja selline hirmutav, et seda me kindlasti ka ei plaani teha ja ma ei soovigi seda teha ja ma arvan, et sellel ei ole mingit mõtet. Kui me räägime turvalistest suhetest, siis minu esimene nagu mõte ja suund ja see, mida ma ka koolis õpilastega alati arutan, on see, et kui me paneme paika mingisugused piirid, mingid reeglid, mingid ühised arusaamad asjadest, siis tegelikult see annab just nagu vabadust meile kõigile. Ehk siis sa saad ennast julgemini tunda, paremini tunda, sa tead, et sul on seljatagune kindlam, eks ju, ma ei saa öelda, et 100% kindel alati, aga pigem just nagu vaadata sellest poolest, et olla piisavalt tark, teha tarku asju. Aga kui ikkagi see seksuaalkäitumine, ma mõtlen, et äkki sa oskad tuua, mõni kuulab ja mõtleb, et kuidas üldse see seksuaalkäitumine saab toimuda veebis, et oskad sa tuua mingeid selliseid nagu lihtsaid näiteid, et inimestel oleks nagu arusaam, et kuidas üldse nagu seksuaalkäitumine või seksuaaltervis saab olla veebis? Ja absoluutselt. Kui me räägime seksuaaltervisest või seksuaalkäitumisest, siis me jõuame tegelikult selleni, ka asi ei ole ainult vahekorras. Asi on suhtluses, asi on flirtimises, tutvumises, asi on infovahetuses juba, eks ju, ja tegelikult sealt ju mingil hetkel ka tõenäoliselt mingid kokkulepped tulevad edasi. Et see tegelikult see suhe või see suhtlus algab sealt ja täpselt samamoodi nagu meie sõprussuhted, ühine vestlus ja kõik muu on kolinud tõenäoliselt mingisugusele sotsiaalmeediaplatvormile, kus omavahel arutleda asju, et täpselt samamoodi, aga me räägime näiteks ka tutvumisportaalidest, mis on hästi populaarsed. Et seal tegelikult, mul tundub isegi, et täna inimesed tutvuvad seal nagu rohkem kui päris elus. Võib-olla see on mul selline nagu veider tunne, aga mulle tundub niimoodi. Ja seal me näeme võib-olla isegi oma nii-öelda tavalises scrollimiselus näeme seda rohkem, kuidas inimesed suhtlevad, kui me ise kuskile välja ei lähe, siis me ju seda ei näe. Absoluutselt, ja sa oled vaata kursis ka inimestega, kui sa scrollid seal, vaatad, mis kõik tuttavad inimesed teevad, sa ei pea nendega tingimata üldse suhtlema selleks, et asjadega kursis olla. Just. Sa kohtud väga palju noortega, kui palju sa ise nii-öelda tunnetuslikult näed ja saad aru sellest, et noored ka ise mõistavad, et mis roll sellel online keskkonnal nende siis, ma ei tea, siis seksuaalse heaolu mõttes või seksuaalses heaolus on? Tead, ausalt ütlen sulle, mul natuke muret tekitav on olnud isegi, sest ühtepidi nad saavad väga hästi aru sellest, et nad seal väga palju aega veedavad ja see on nende jaoks täiesti normaalne selline mänguväljak, mis võib-olla meil oli
päriselt õues on ju. Mitte, et ma arvaks, Joonas, et meie oleme sinuga hirmus vanad, aga lihtsalt väga kiiresti on see asi muutunud. Üks asi, mis ma ütlesin, mis tekitab nagu minu jaoks muret, on see, et ühtepidi nad nagu väga hästi aduvad seda, et see on nende selline nagu koduväljak, aga teiselt poolt ikkagi mulle tundub, et ei ole nagu sellist nii-öelda sellist reaalsuse tunnet täielikult sellist, et ja just nende varjatud ohtude mõttes, et tundub, et kõik, mida ma näen, see on üks asi, mis on hästi huvitav ja millest ma olen tahtnud väga rääkida, on see, et noored kuidagi ka võib-olla ka aduvad seda, et kellelgi võib olla mingi kahtlane plaan, aga tahetakse sellega kaasa minna, sest see tundub huvitav. Ja ma niikuinii saan ju sabast kinni. Või nagu selline, nagu võib-olla selline nagu petlik enesekindlus natukene kipub olema isegi. Me selliste põnevate võtete juurde ka kohe jõuame, aga enne veel tekib küsimus, et kas siis noored äkki nagu hindavad üle seda nagu turvatunnet või siis neile ongi jäänud selline turvatunne, et tegelikult seal veebis, kas nad jagavad endast pilte, rääkimata sellest, et keegi hakkab siis oma intiimpiirkonnast pilte jagama, et tuntakse, et kui sa kuskile saadad sõbrale, siis tegelikult siis sa saadadki juba nagu, et sa näitaksid oma pilti korraks sõbrale päriselus, et see nii-öelda arusaam sellest ikkagi puudub, kuivõrd nagu avalik see kõik on. Jah, mulle tundub küll ja ma ei tea, pilveteenus näiteks, mis mulle tundub kõigis nutiseadmetes juba sisse ehitatud, see on ju kogu maailmale. See ei ole, et mul on parool peal, on ju. Tegelikult, ja mulle väga meeldis üks loeng, mis toimus, ma arvan, aasta-poolteist tagasi, kus räägiti ka sellest, et me oleme hästi palju rääkinud nagu sellisest nagu füüsilisest inimesest, ka vaimsest sellisest inimese kehast ja tema mõtetest ja tunnetest ja väärtustest. See on kuidagi hästi pikalt olnud teemaks ja jutuks, et aga täna me üha rohkem räägime ka nii-öelda sellisest nagu digi-identiteedist, ehk siis kes inimesena sa oled veebis. Eks ju, missugune sa seal oled, kas sa päris elus oled sarnane või väga erinev, eks ju. Ja see puudutab ka sõnavõtte, mitte ainult piltide saatmist, eks ju. Et näiteks, ma arvan, väga hea näide sellest on ka see, et väga vabalt ja julgelt avaldatakse arvamust ja kommenteeritakse ja öeldakse sageli väga halvasti veebis, sest et tundub, et see pole päris ja võib-olla kaob ka see taju, et teisel pool on ka päris inimene tegelikult, on ju. Et sellised see tundub, et aga ma olen oma kodus siin turvaliselt 4 seina vahel, siin pole kedagi. See turvaline. Nagu võimestab ka ühtpidi, et kui muidu võib-olla ei julgetaks näiteks ka mõnda pilti endast saata või siis midagi sellist huvitavat öelda, siis veebis justkui tundub see palju nagu mugavam ja just sellepärast, et see ongi see ohutunne kaob sealt ja see veeb nagu võib-olla võimestab isegi. Seal kohe tundub, et on distants. Just. Kohe ju on distants, on ju. Et see teebki, distants teeb julgeks, kui me oleksime, ma ei tea, meetri pooleteise peal, siis võib-olla mõtleks oluliselt rohkem, millega ma varasti tegelen või mida ma välja ütlen. Sa rääkisid juba sellest, et on sellised huvitavad skeemid ja asjad, kuhu tegelikult millega siis noored kaasa lähevad. Need skeemid, neil on erinevaid siis tüüpe, aga alustame tegelikult ühest kindlast teemast, millest vast enamus on kuulnud, aga võib-olla ei ole ka grooming. Eesti keeles sa oskad kohe öelda, mis see võib-olla kõige parem oleks seda nagu nimetada, aga mis asi see grooming on üldse? Alustame sellest. No eesti keeles vist kasutatakse peibutamise sõna kõige rohkem ja idee ju tegelikult ongi see, et nii-öelda võita siis reeglina noor inimene enda poolele ja jah, selle jaoks siis saab kasutada väga erinevaid meetodeid, kusjuures mille peale mina olen mõtlenud, see ei ole nagu täiesti 100% reegel, aga selline kõige magusam vanus, mis hetkel nagu seda groomimist hakatakse rakendama, mingil huvitaval põhjusel langeb kokku ka puberteedi ja muutuste ja sellise ebakindlusega, mis noortes on. Ja ma usun, et nii mõnelgi kuulajal võib olla sellist mingisugust kogemust, kas sellist tagasihoidlikumat või tugevamat. Mul on hea meel, kui seda ei ole, aga tegelikult jah, et see on nagu selline väga soodne hetk, kus nii-öelda olla selle noore inimese jaoks olemas ja püüda tema usaldust. Ja tegelikkuses see, kui see usaldus juba nii-öelda sealt saada,
et siis tegelikult ma arvan, et nagu selle pahatahtliku inimese jaoks võimalusi tekib üha juurde ja juurde. Enne, kui ma küsin sinu käest seda, et kuidas seda kõike tehakse, et inimene ja noori inimene, kes kuulab, oskaks võib-olla ühel hetkel aru saada, et ta sellises, kas siis algusfaasis on või kuskil juba edasi, on see, et aga mis selle peibutamise või groomingu siis nii-öelda lõppeesmärk on? No, eks see, ma usun, et mõnevõrra on ikkagi ühel ja teisel natuke erinev, et mida ta siis kõige lõpuks saada tahab, on ju. Eeskätt ikkagi siis selle noore usaldust, et see noor tegelikult oleks valmis tegema ükspuha mida, sellepärast, et ta on nii tore, sest et ta on nii meeldiv, sest et ta mõistab mind, sest et ta minu jaoks alati olemas, ta ei ole nagu teised ja nii edasi, ta paneb mind väga hästi ennast tundma ja ma tunnengi tegelikult ennast turvaliselt selle inimese nii-öelda siis juuresolekul, tavaliselt eeskätt ei ole kohe juures, aga võib-olla hiljem juba on. Ehk siis grooming nagu natukene, praegu seda kuulen, siis on nagu ju tore, keegi pakub sellist head tähelepanu, keegi on minuga, hindab mind. Ja sa näed, miks see on probleem järelikult. Just. Aga räägime nüüd täpsemalt sellest, et kuidas see groomimine, peibutamine siis käib, et kuidas üldse aru saada sellest, et tegelikult võib-olla noor on ühel hetkel selles protsessis või kui mõni noor näeb kõrvalt sõbrannat või sõpra, kes on kuskil hädas, et kas ta siis on, mis teema on, et kas kohe, kui mõni täiskasvanu kuskil midagi räägib veebis nendega, siis on kohe purane lipp või? Jaa, see on hea küsimus, sest et ma arvan, seda ongi üsna raske esialgu ära tunda ja nagu me ütlesime ka alguses, et tegelikult ei taha nagu tekitada ka sellist nagu meeletult tugevat paranoiat nagu kõigi inimeste suhtes, kes sulle võivad läheneda, on ju. Et aga kindlasti tasuks olla ikkagi tähelepanelik ja valvas, mitte lasta siis nii-öelda kohe seda usaldust nii tugevalt tekkida, sest et mitte unustada ära, et tegemist on ikkagi võõra inimesega algusest lõpuni, on ju. Ja kuidas see tavaliselt välja näeb, ongi siis see, et keegi võõras inimene kirjutab võib-olla esialgu kuskil täiesti avalikus kohas, hakkab suhtlema, ta tundub hästi tore, ta tundub hästi mõistlik, ta on hästi selline, ma tahan ingliskeelseid sõnu ütelda. Noored kuulevad, küll nad aru saavad. Et ta on hästi invested, ühesõnaga, et ta nagu et ta panustab sellele hästi palju. Panustab nagu hästi palju sellesse vestlusesse, ta on rohkem kui teised tavaliselt saadaval vestluseks, ta vastab hästi kiiresti, eks ju, temaga on hästi tore ja teine asi ongi see, et ta tekitab hästi hea tunde, et ta võib-olla ütlebki, annab nii-öelda sellist enesekindlust, et ütleb, et sa ei ole nagu et kõik teised sinu vanused, sa oled palju küpsam, sa oled palju targem, sa oled palju mõistlikum, sinuga on nii tore rääkida, mis siis, et ma olen sinust mõned aastad vanem, eks ju, ta väga sageli võib sellega välja öelda, aga sa tundud sama mõistlik kui minu vanused. Et see on midagi, mis on tegelikult noore jaoks oluline, eks ju, puberteedias, nagu ma ütlesin ka 13-aastastele, 14-aastastele tegelikkuses seal keskkonnas, kus sageli vanemad ja õpetajad veel peavad lapseks, eks ju. Keegi tuleb ja ütleb, et tegelikult sa oled täiskasvanu. See on jumala mõnna tunne, on ju. Ja ka teistpidi seal on ka ilmselt see, et ühel hetkel hakatakse seda vestlust suunama kuskile mujale platvormile. Mis need punased lipud veel peale selle võiksid olla? Ja, see on, ma alati ka rõhutan, et see on üks selliseid esimesi, et eriti kui hästi kiiresti tahetakse, et kuule, et äkki lähme räägime kuskil teises kanalis, WhatsApp on selle jaoks hästi sage, ka Snapchat meeldib neile, peamiselt kõik sellised kanalid, kus on võimalik, kus kas ise kustuvad kõik tekstid ära hiljem, eks ju, et ei oleks nagu mingisugust evidentsi või sellist nagu ei jääks tõendusmaterjali. Mingit märki ei jää nagu maha, on ju. Et sellised kanalid neile väga meeldivad, sest et siis on ju võimalik rääkida ja sellest hiljem keegi ei tea mitte midagi. Et pahandusi pole. Et see on nagu üks hästi sage ja ma olen ka kuulnud, et hästi sageli ikkagi millegagi veel peibutatakse, et olgu see mingid mängukoinid või midagi muud, et tulema seal saadan sulle. Ja kutsutakse, mõtled, lahe, tahangi, on ju, et täpselt samamoodi ühes klassis ma ükskord ütlesin õpilastele, et aga et kui keegi ütleb sulle, et aga tule mul siia selle kaubiku sinna taha boksi, et ma annan sulle seal midagi, et siis nagu kohe oleks punane lipp, eks ju, aga kui keegi sulle veebis pakub, et tule mulle sinna ja ma annan sulle seal koine, toi, teeme ära. Jah, aga see ongi hästi huvitav,
noored nii-öelda kaubiku taha ei lähe, see on nagu maast madalast neile nagu ära õpetatud loodetavasti, aga miks siis ikkagi noored tegelikult satuvad nii lihtsalt selliste asjade ohvriks? Kas see võib olla ka see, et nad ei saa nagu mujal seda tähelepanu või siis on ikkagi see nagu soov midagi uut ja ägedat kogeda? Ma arvan, see on nii ühte kui teist ja tegelikkuses ei tasu ära unustada seda, et see, kes kruumib, ta on manipuleerija, ta on väga-väga osav, eks ju. Et ma seda ka ütlen alati noortele ja noh, tõenäoliselt ma rutan ka meie vestluse sõidikene ette, aga see on väga oluline, et isegi kui sa neid kõiki asju tead, siis see ei tähenda seda, et sa nagu ei usaldaks kogemata pimesi vale inimest, eks ju, et ka sellisel juhul nagu tuleb olla ikkagi julge ja anda sellest kellelegi teada, otsida selle puhul ka abi, aga et nagu nii-öelda mitte jääda sinna kinni, et noh, nüüd ma olen ise süüdi, sest ma tegelikult teadsin paremini, on ju, et see on ka hästi tavapärane, aga nad tõesti on väga-väga-väga osavad ja nad leiavad täpselt need õiged kohad, mille peale sul vajutada. Nad näevad selle ära, nad tunnetavad selle ära, mis on sinu jaoks valupunkt. Ühe jaoks see võib olla lähedus, teise jaoks see võib olla komplimendid, kolmandale see võib olla midagi hoopis kolmandat, eks ju. Et aga ta leiab selle koha ülesse. Häbi on ilmselt üks väga suur faktor, kui me räägime sellest, et miks see noor siis ühel hetkel ikkagi ei räägi. Et isegi kui ta on mingisuguseid pilte asju juba saatnud, siis see häbi tunne, et ma olen nüüd midagi valesti teinud, et kuidas sellega hakkama saada või kas üldse on võimalik sellega hakkama saada? No, ma olen sinuga nõus, häbi tunne kindlasti on jällegi, eriti kuna hästi sageli arvatakse, et ma oleks pidanud paremini teadma, ma oleks ise pidanud oskama, eks ju. Et esiteks, see on täielik ja kui see on midagi, mida meelde jätta, siis pane see endale siit praegu kirja, et see on alati tegelikult see teise inimese süü, see ei ole tegelikult nagu selle noore inimese või selle, mida ohver öelda on ju, et aga see, keda kruumitakse, see ei ole tema süü kuidagi, et see on väga oluline meelde jätta. Hästi sage on see, et häbist nagu tahetakse, et ma äkki proovin ikkagi ise kuidagi selle asja ikkagi ära lahendada, et keegi ei saaks teada, eks ju. Väga sageli, kui sa sinna asja, isegi kui on mingi väiksem probleem, kui sa oled seal ise juba väga sees, võib-olla ei oskagi enam väga selgelt nagu lahendusi näha, võib-olla mõnikord võivadki olla sellised väga lihtsad asjad, millega selle asja saab ära lahendada, aga sul võib olla sellist nagu värsket pilku nagu sellele nii-öelda vaja, et kindlasti tasub leida keegi ja sageli kardetakse, miks kardetakse rääkida täiskasvanule, äkki see on riielda, eks ju, mingi karistus, et aga tasub siis kindlasti, mina olen ka alati öelnud, et kui sa lähed, räägid täiskasvanule ja sul ei tule sealt mingisugust abi, ole hea, leia see julgus ja mine teise inimese juurde, eks ju, et ma arvan, et meil on täna nii koolides, eks ju, väga paljud ütlevad, et nendel on vanemad väga usaldusväärsed, eks ju. Ma olen kuulnud lugusid, kus näiteks sõbra vanem aitab asja ära lahendada. Et räägi sõbrale siis, kui sa oma vanematega ei taha seda rääkida. Kui sa arvad, et su vanem reageerib üle, eks ju, läheb ise närvi paanikasse, mis iganes, räägi kellelegi, keda sa nagu keegi teine, kes saab sind aidata. Et keegi ei ole kindlasti üksi ja tegelikkuses need asjad on, veel kord ma tuletan meelde, ka täiskasvanud lähevad sellesse samasse õnge, et see ei ole ainult see, et noored ja ei oska, et tegelikult see manipulatsioon on hästi, hästi ohtlik tegelikult kõigi jaoks. Liigume järgmise teema juurde, mis mulle nagu tundub, et see oleks nagu samm edasi siis kruumimisest, et kõigepealt on kruumimine läinud edukalt, see kõlab hästi halvasti praegu, aga just nagu selle kurjategija või siis jah, selle pahatahtliku inimese poolt vaadates. Me oleme kuulnud sõna sexting, kõik teavad seda, isegi need, kes sotsiaalmeediat ei kasuta, sest seda sai isegi SMS-idega teha, aga selline õudne sõna nagu sextortion, mida see tähendab? Mis see on üldse? See tõesti on juba samm edasi, et kui sellel pahatahtlikul inimesel on mingisugune materjal sinu kohta, eks ju, ja tal on tegelikkuses võimalus välja pressida, mida iganes. Et ega see tore ja selline mesine jutt, mis seal alguses on, reeglina ei jää nagu igaveseks. Et mingil hetkel, kui ta on saanud midagi, siis ta tegelikkuses
tõenäoliselt ei jää enam nii sõbralikuks ja nii meeldivaks, et kui asi läheb siis sinna sextortioni või sellise nagu väljapressimise poole, et siis see on juba see case, mida nagu võib-olla on nagu rohkem kajastatud või rohkem on räägitud, et sa saatsid võib-olla mingi pildi ja siis ta hakkab küsima midagi rohkemat ja siis sa pead seda tegema, sellega nõus olema ja nii edasi, sest et muidu saavad kõik teised teada, see pilt jagatakse kuskil, et see on niisugune hästi klassikaline olukord, ma arvan. Kui palju tuleb ette seda, et hakatakse nõudma mitte rohkem pilt, aga midagi muud? Ma ei pea siin silmas isegi füüsilist kokkusaamist, aga a la mingist raha või midagi sarnast? Jaa, absoluutselt. Et parajasti, mis sellel pahatahtlikul inimesel vaja võib olla. Et ma arvan, et tal tegelikult on võimalus asju küsida. Ja väga sageli, kusjuures ka antakse just sellest samast häbist ja sellest hirmust, et muidu see tuleb välja. Ma pean ka ütlema, et see selles mõttes minu hinnangul ei ole liiga mõistlik, et tegelikult ikkagi jällegi pöörduda kellegi teise juurde, ka veebipolitsei näiteks saab seal aidata, eks ju, sest et see, kui nagu ühele asjale nagu järgi anda, et see ei tähenda, et järgmisi nõudmisi ei tule, et see on ka nagu oluline. Inimeste pähe on päris raske näha, aga mis võib toimuda tegelikult selle noore inimese peas, kui see nii-öelda saad selle ühe pildi tegelikult ära näiteks ja siis ta saab selle ähvarduse, et nüüd mul on pilt olemas. Ahaa, et me kõik mõtleme, et okei, saatsid ühe pildi, mis siis vahet ei ole. Kõigil on keha, mismoodi on minu keha kuidagi erinev kui teiste oma, läheb see pilt, siis läheb, on, et kui hästi niimoodi ratsionaalselt mõelda. Kui inimesed niimoodi ratsionaalseks mõtleksid, siis me tõenäoliselt ei räägiks sellest teemast ja ei oleks ka neid kurjategijaid. Et mis tunded ja mõtted võivad sel hetkel nagu tekkida? No ma arvan, et see tegelikult on ikkagi selline maailma kokku varisemise tunne tõenäoliselt. Et tegelikkuses tundubki, et kõik on läbi, midagi teha ei saa, et selline nagu maailma lõpu kaos tunne väga suure tõenäosusega. Mul on enda poolt hea meel öelda, et me ole ise selles olukorras kordagi olnud, aga see on see, mida ma suudan ette kujutada, mis tegelikult noore peast nagu tekib. Et tundubki, et okei, inimene ütleb, et mul on see pilt, ma tahan su käest seda, sa ei tohi kellelegi öelda, okei, mida ma teen siis? On ju? Aga kui seda noort inimest ähvardatakse, mis esimene nende tegelikult reaktsioon või soovitus oleks, mida see noor inimene peaks nagu tegema? Et kui on mingisugune selline kahtlane tegevus juba käib? No üks asi, mida kui asi tundub natukenegi kahtlane, eriti kui tegemist on nagu need samad platvormid, millest ma enne rääkisin, eks ju, tee endale mingisugused märked hilisemaks, eks ju. Võib-olla loodetavasti sul ei lähe neid kunagi vaja, eks ju. Kui asi on juba päris algusfaasis, eks ju, asi ei ole selleni jõudnud, et su käest küsitakse mingeid pilte. Tee endale mingisugune märk nagu sellest, et selline asi on toimunud ja tegelikkuses ikkagi, veel kord, nagu ma ütlesin ka, vajadusel pöördu täiskasvanu poole. Keegi, kes on sulle usaldusväärne, olgu vanem, sõbravanemad, õpetaja, koolis on ka erinevaid tugispetsialiste, tegelikult väga erinevaid veebipolitseinikud, eks ju. Aga kas me ise või kauplema hakata seal, et nagu ise tegevust tegema, et hakkan vastu võitlema või tegelikult see on nagu selline mõttetu tegevus? See tundub nagu sageli selline, nagu ma ütlesin vaata enne ka, et tekib nagu selline nagu vale enesekindlus natukene ka, et ma saan ise selle üle kavaldada, on ju. Et ma arvan, see oleks vahva, kui niimoodi saaks, aga tegelikkuses pigem ma ikkagi ei näe, et see oleks võimalik just sellepärast, et ega see manipuleerija inimene, ta on väga kogenud sellest tõenäoliselt. Ma väga, väga harv on see, kui ta teeb nagu täiesti esimest korda mingeid selliseid asju. Nad on hästi sageli mitu sammu juba ette mõelnud, eks ju. Tal on juba mingisugune plaan erinevaks stsenaariumiks, mis saab käivituda, eks ju. Et see, kui ta ei tule mütsiga lööma selles mõttes. Et temal on tõenäoliselt nagu tagala kindel, eks ju, et tegelikult sul on ka vaja tagalat selle jaoks, samamoodi. Selle jaoks, et asi edasi läheks, kui sellel manipulaatoril on erinevad plaanid, siis ilmselt ainuke võimalus need plaanid või kraanid kinni keerata on tõenäoliselt see, et sa lõpetagi suhtlus ära, blokeerid, raporteerid ja kõik.
ja sealt edasi ta tegelikult kui sa just ei ole tõesti andnud inimesele oma telefoninumbreid, aadresse, elukohta ja nii edasi, siis tõenäoliselt võiks see asi nagu ära lõppeda, sest ega ka ilmselt need inimesed väga oma nägu ei taha ju päris elus kellelegi ette näidata. Jaa, absoluutselt. Jah, see kusjuures nii-öelda siis see info jagamine on võib-olla selles mõttes ka huvitav, et meie mõtleme, et ma saadan pildi, on ju. Ma loodan, et me mõtleme sellele ka korduvalt enne, kui me seda teeme. Aga tegelikkuses ka, esiteks, mis sinna pildile veel jääb, eks ju. Õpilastele ka koolis ma alati ütlen, et okei, aga võib-olla sul on kuskil taustal mingi õpik, kus on sinu kooli nimi peal. Võib-olla on aknast välja näha, kus kohast sa pildi saadad. On see kool, võib-olla saadad kodust selle pildi, eks ju. Väga paljudel juhtudel, minu teada vähemalt piltidele jääb ka mingisugune metainfo, kus see pilt on tehtud, eks ju, tänaste nutitelefonidega. See tuleb ekstra välja lülitada, et neid märke ei jääks fotodele külge. Ehk siis tegelikkuses on võimalik nendest asjadest nagu leida. Jällegi, ma tunnen, ma lähen hirmutamise poolele. aga see on üks asi, mida mulle tundub, et inimesed nagu väga hästi ei tea lihtsalt. Et need asjad tuleb välja lülitada. Üks asi, mida on nüüd vist väga raske välja lülitada, mis ma loodan, et ei lülita meid välja, aga on tehisintellekt ja see on küll asi, mis ma arvan, et kui me 20 aastat tagasi oleksime rääkinud seksuaaltervisest, siis mitte keegi ei oleks nagu uskunud seda, et kuhu me nagu liigume, et kus me nagu täna oleme. Võib-olla sa oskad nagu üldiselt kõigepealt nagu öelda, et kuidas see AI ja tehisaru on tegelikult muutunud neid või muutnud või lisanud neid nagu riske seksuaalkäitumise osas, millest me just nagu veebis räägime? Ma ei teagi, kuidas nüüd sulle vastata. Mulle tundub, et mõnevõrra selles mõttes ikkagi inimesed kirjutavad väga hea meelega väga isiklikke asju lihtsalt veebi ja võib-olla unustatakse ka see ära, et ka see on tegelikult nii-öelda, mis AI õpib sealt, see on avalik, on ju. Et nüüd alles mõni aeg tagasi oli hästi populaarne see hästi kõik minust postitasid see sama pilti, et AI-le kirjutada, on ju, et genereeri minust pilt kõige kohta, mis sa minust tead. Ja need olid hirmuäratavalt täpsed. Hirmuäratavalt täpselt. Inimesed jagasid ju kõik oma seda ja siis see põhimõtteliselt sa panid terve oma eluloo lihtsalt pildina hopsti kuskile sotsiaalmeediasse. Ja ei saa salata, aga ma ise läksin sellega ju kaasa loomulikult. Joonas, ära tee. Ära häbista seda. Aga ma läksin sellega kaasa ja mis on huvitav on see, et kui ma panin esimese hooga nagu sisse, ma ütlesin küll, et tee minust tööalane karikatuur. Siis ta tegelikult küsis ka kohe infot juurde ja sa lähed sellega kaasa jälle. Nii huvitav, ta teeb siis veel täpsemaks, ta teeb veel lahedamaks. See tegelikult see lülitab selle nii-öelda, see põnevus lülitab täielikult selle ratsionaalse mõtte nagu välja. Et jah, ja hästi palju nagu AI-ga mulle tundub ka, et nagu katsetatakse ka selliseid asju ja AI teab meid nagu üli hästi. Aga see on ka päris hea tööriist nendele siis kurjategijatele. Ka nemad saavad seda väga hästi ära kasutada. Ma arvan, et selle tehisaru ja AI teemaga vägagi seotud on deepfake, millest võib-olla osad ei olegi kuulnud, aga sina kindlasti oled ja oskad sellest rääkida. Jaa, see on jällegi üks asi, kui me räägime ka täiesti tavalistest uudistest näiteks, mis levivad, siis ma enam ei usalda nagu enamik uudiseid, kui sellel ei ole mingisugust kindlat uudiseportaali taga, et siis see tundub juba kahtlane. Eriti kui on mingisugused väga põrutavad uudised, on ju. Et aga täpselt samamoodi on olemas täiesti äppe, kus sa paned inimese pildi kas või lihtsalt tavalise selfie sisse ja see siis nii-öelda laseb välja kas siis mingisuguse intiimse pildi või intiimse video, eks ju. Täpselt samamoodi nende uudistega, kusjuures mõnikord see AI, need generaatorid on nii heaks läinud, et mõnikord isegi esimesel vaatlusel ei pruugi aru saada, kas see on päris või mitte. Ja isegi kui sina seda tead, et mina ei ole sellist pilti või videot endast teinud ja saatnud, siis saavad nagu levida ikka. Kusjuures jällegi, mis on minu jaoks veidike hirmutav ja ma tahan selle välja tuua just sellepärast, et inimesed nagu kuidagi kaine mõistusega korraks mõtleks selle peale. Vahepeal oli hästi populaarne see, et noored tegid enda klassikaaslastest ja sõpradest nalja pärast.
on ju, et tegelikkuses see on naljast ikka ääretult kaugel, isegi kui see tundub, et teeme pulli, et tegelikkuses seal on ikkagi väga tugevad sellised olulised tagajärjed, nii AI-ga kui üleüldse interneti ja veebisuhtlusega me peame kuidagi vaikimisi arvestama sellega, et kui see on genereeritud, siis ta kuskile maailmas nagu jääb ikkagi alles. Ja kusjuures, kui sa just räägid sellest nagu erinevate piltide genereerimisest, siis sisuliselt nii groomingu, näiteks võtamegi groomingu, siis sa ei peagi inimesele isegi oma näost pilti saatma, kui ta teab, kes sa oled, sul on Instagramis hunnikus pilte, siis laias laastus ta võib lihtsalt sinust teha intiimse foto luua ja öelda, et nii, hops, ma saadan selle välja. Ja aga ma püüan nagu hästi jälle ratsionaalselt mõelda, et kui minust tehakse selline pilt, ma ju tean, et see ei ole mina. Ma ei ole seda saatnud. Aga teistpidi inimestel, eriti noortel, tekib ikkagi see häbi, et issand, aga mis siis saab, kui see pilt üles läheb. Ühtpidi tahaks öelda, et mis siis on? See ei ole ju päris. Aga kas see on siis see, et kõik teised usuvad, et see on? Et milles see nagu probleem siin tekib? Ma saan sinu mõttekäigust aru ja ma mõtlen ise täpselt seda sama asja, et tegelikkuses me ei ole selles keelkaitstud ka selle sama podcasti jaoks joonas meist sinuga tehti pilt ja pandi üles kuskile, et need asjad ongi võimalikud ja seda on tehtud ja see paraku ei ole üldse väga hästi praegu reguleeritud, et mis nagu tohib, mis ei tohi, et kuidagi AI on selles mõttes ka meie regulatsioonidest nii palju veel ees, et me saame loota, et tõenäoliselt kunagi tulevikus see on reguleeritud ja seda ei tohi teha samamoodi, nagu sa ei tohi teisest inimesest päriselt teha alasti pilti, kui ta pole selleks nõusolekut andnud. Aga praegusel hetkel see ongi väga tugevalt hallalas ja praegusel hetkel paraku on see igaühe nagu selline risk, mis seoses sellega, kui su pildid on kuskil, et see ei ole tõenäoliselt nagu nii, et kõigist kogu aeg tehakse, aga see võimalus on nagu olemas praegu, jah. Ja kruumimise mõttes see ju annab ülihea võimalusega teha selliseid võltsprofiile, mis, kuidas ma ütlen, ongi just kui päris, ehk siis kui noormees näiteks, ta on 15-aastane, hakkab suhtlema 17-aastase tüdrukuga, kes sisuliselt hääl kõik asjad, nii, sa võidki teha juba täna videokõnet, ja tegelikult seal taustal istub sul hoopis 55-aastane mees. Okei, võib-olla nad ei ole nii osavad, aga lihtsalt selline nagu näide, et sa pead ikkagi marukindel olema selles, kellega sa tegelikult suhtled. Ja täpselt kõik need asjad, millest me oleme enne nagu rääkinud, et kes on näiteks kahtlane profiil, kui ei ole profiili pilti, kui ei ole fotosid profiilil näiteks, on ju, mina räägin Instagramist, aga see võib olla ka mingi teine platvorm. Kui tal ei ole mingisuguseid nagu asjalikke postitusi, on ju. Pole sõpru näiteks. Pole sõpru, nagu kõik need asjad saab täna teha, nagu, et see enam üldse ei päde. Teine asi, kui minu käest ühe korra küsiti, et ole hea, et õpeta noortele, et kuidas siis ära tunda, et kas tegemist on AI-pildiga või on nagu päris. Mina ei oska seda ka isegi vahet teha, nagu tänan, et seal on ilmselt nagu mingid asjad, varasemalt need AI-pildid olid nähtavalt nagu joonistatud, aga täna nad on ikkagi väga realistlikud. Jah, 7 sõrme teevad need, kes ei oska AI-d kasutada. Täpselt. Aga tõesti, AI ja üldse tehisaru kasutamine, see on, kui me võtame ka nime näiteks, genereeritakse erinevaid nimesid, siis on ka nagu noortele täpselt see, et lükka Google'isse sisse. Et tihtipeale muidugi on, mõned inimesed ongi lihtsalt nii anonüümsed, nad ongi väga oskuslikud selles osas, aga kui on ikkagi noor inimene, siis kuskilt kas või mõni kooli nimekiri tuleb välja ja kui ikkagi mitte ühtegi märki sellest inimesest ei ole ja ta profiil on ka vähe kahtlane, siis ilmselt oleks targem see jutt pooleli jätta. Lähme saate teise poolde, sest tegelikult selle kogu nii-öelda ohtude ja manipulatsiooni ja kõige ärakasutamise juures, me räägime ühtpidi sellisest nagu veebipõhisest seksuaalvägivallast. Aga meil on veebis ka hästi palju infokorratust, on väga keeruline aru saada sellest, et mida uskuda, millist infot uskuda, okei, siin on ka see tehisaru teema juures, aga samal ajal siin on ka meil see päris nii-öelda influencerid, mingisugused mõjuisikud, miks
miks on nagu tegelikult see seksuaaltervise alane info nagu, et see on ikkagi nagu nii segane, kuigi seda on nagu veebis nii palju, et tegelikult peaks olema kõik ju jumala selge? Võiks olla. Mulle tundub 2 asja. Esiteks on see, et seksuaalsus ise ju ei ole üks ühele, eks ju, et paneme õpikusse kirja, kõigil on täpselt ühtemoodi, matemaatikaga on palju lihtsam. Oluliselt vähem on ka inimesi, kes sellest tahavad rääkida, sest seal on asi selge. Et kui me räägime seksuaalsusest, siis tegelikkuses me oleme kõik inimestena ikkagi ühel või teisel viisil veidike erinevad ja meie kogemused on ühel või teisel viisil veidike erinevad. Mingid asjad on nagu sarnasemad, mõned on täiesti erinev. Et see ilmselt on üks asi, mida ma ilmselt ei väsi jälgi ka rõhutamast, et üks, me ei saa nagu väga kindlalt nagu väita ühtegi asja, sest kõikidel asjadel on mingisugune piir või võimalus nagu laiemale minna, on ju. Et see on üks asi ja teine asi on see, et mulle tundub, et sellest tahetakse väga rääkida, sellepärast, et selle kohta otsitakse väga palju materjali, see on väga populaarne teema, see puudutab inimesi, ma ütlen täpselt sama palju kui toitumine või uneteemad, et ta puudutab väga-väga suurt osa inimesi, ei ole selline nišivärk, on ju. Ilmselt on seal küsimus selles, et see on väga tihti ka selline väärtuste küsimus ja mis seal salata ka ideoloogiate mõttes, et me saame tegelikult nii mõlemad nii sellise paremäärmusluse kui ka sellise vasakäärmusluse siia sisse tuua, et mõlemal on omad sellised väga selged nägemused, mis ei pruugi olla üldse tõesed, aga siis seda infot ongi igalt poolt. Just. Ja tegelikult kui mina ise vaatan ka, mulle alati tundub, et võib-olla ma nagu näen teravamalt ka neid asju kui võib-olla keegi teine, aga jah, et kuidas on nagu hästi palju ka seda, et ma ei tea, ajakirjades või mingites portaalides ka tuleb, et 5 asja, mis kõigile meeldivad, on ju, mitte ükski asi ei meeldi. Siis loed järgmises kohas hoopis, need on tegelikult need on ju õiged asjad. See, mida kõik peavad tahtma, kõik peavad kogema, kõik peavad oskama, eks ju, et aga need on kogu aeg mingid pidi erinevad, see on nagu selle ühe kirjutaja nagu mingi vaade, mingid soovitused tegelikult või isiklik kogemus, et aga nagu me võtame kuidagi selle, et et okei, et nagu hästi palju tahame võrrelda ja ma tahan ka siia selle häbiteemaga suurest sisse tuua, et kuna see seksuaalteemad ikkagi on võib-olla ühed isiklikumad teemad üldse, millega inimesed nagu täna tegelevad ja töötavad enda sees, et meil tekib nagu see häbi, kui ma ei ole see nagu, mis kõik teised. Aga samas on võib-olla see vestlus ikkagi, ma natuke kuulen siit, natuke kuulen sealt, et ei ole nagu selline selge, väga avatud, et me kuidagi nagu võrdleme iseennast hästi palju millegagi ja otsime mingit tõestust nagu selle kohta, et kõik on nagu õigesti. Kui palju sa oled nõus sellega, et üks sellise infomüra põhjus on see, et paljud inimesed räägivad enesekindlalt, aga tegelikult nad ei ole pädevad? See on väga suur probleem tegelikult ja hästi palju on nagu ma ütlengi, et praegu hästi palju ma näen, tuleb inimesi, kes tahavad rääkida seksist ja seksuaalsusest, aga see tuleb mingist isiklikust kogemusest, arvamusest. Mulle meeldib väga see mõte, et kõikidel inimestel on oma arvamus, aga kõikidel inimestel ei saa olla erinevad isiklikud faktid. Et mingid faktid, mis puudutavad ikkagi seksuaalsust ja seda nagu ikkagi on olemas, on ju. Et millest me ei saa nagu mööda minna, mis on teaduspõhilised teadmised meil täna tervisest ja seksuaaltervisest sealhulgas. Et me ei saa nagu nendest asjadest kuidagi mööda vaadata, see on teada, et me kõik ei toimi selles vallas täpselt ühtemoodi. Võib-olla väike provokatiivne küsimus ka, et kas probleem on hoopis äkki pigem selles, et meil on head infot vähe ja halba infot liiga palju? No ma ei tea, kas me tahame niimoodi öelda hea ja halb, aga ma arvan, selline toetavat infot nagu ikkagi inimesed ikkagi otsivad iseendale ja sellist infomüra nii-öelda isiklikke kogemusi, sellist, võib-olla just ka sellist provokatiivset sisu näiteks, mis müüb väga hästi, et hoopis võib-olla tuleb sinna sisse ka see, mis müüb ja mis turundatakse nii-öelda, on ju, et kas mis info või nagu mis eesmärgil see info on loodud, kas selleks, et tuua lugejaid või selleks, et toetada lugejaid? Siit me jõuame turunduse pealt teemani nagu influencerid, TikTok ja nii-öelda lihtsad selgitused asjadele. No influencerid, mõjuisikud,
kas nad on seksuaaltervise teemadel siis nagu kasulikud või on nad pigem ohtlikud? Jällegi tahan sulle öelda kahtepidi, sest et ma näen, et meie seksuaaltervise veebinõustajatest näiteks ka väga suur, ma ütle väga suur osa, aga suur osa on ju täpselt samamoodi ikkagi aktiivsed ja ma näen, et tegelikult see on vajalik, et tulla selle väärtusliku infoga sinna, kus see lugeja on, eks ju, kust inimene otsib endale tuge, olgu see sotsiaalmeedia näiteks, kus me väga mitmed tegutseme, on ju, et ühtepidi ma näen, et see on vajalik, sellepärast, et me tarbime sotsiaalmeediast näiteks väga palju enda sellist igapäevast sisu ja kuigi me lähme meediasse, sotsiaalmeediasse näiteks Instagrami eesmärgil meelt lahutada, siis me ikkagi õpime ka sealt nagu seda mingeid väärtusi ja mingeid tõekspidamisi, algoritm ka tavaliselt läheb seda nagu meil on ju, et mis meid nagu rohkem toetab ja nende algoritmidega tasub ka nagu olla tähelepanelik, et millega nagu kaasa minnakse, on ju. Samas oleme ausad, on nad ämmaemandad, arstid, gynekoloogid, nad enamus ei ole ikkagi sellised mõjuisikud, ma ei räägi mõjust kui sellisest tugevast teadus- või tõenduspõhisusest, mis tegelikult peaks olema, see on see õige mõju justkui on ju, aga kui me võtamegi need päris mõjuisikud, noored, võib-olla juba täiskasvanud, kelle eesmärk kas siis on lihtsalt teha meelelahutust, koguda like, jälgimisi ja nii edasi, siis nemad, kas nemad saavad üldse, kas neid on üldse mõistlik nagu selles osas nagu järgida ja jälgida ja kuulata, mida nad räägivad, või pigem on see, et ära üldse kuula? Hea küsimus, ma arvan, et see oleneb hästi sellest, kellest parajasti ka jutt on ju. See on sul hea point tegelikult, et mis mulle endal isiklikult on nagu tundunud, on see, et kui meie ikkagi päriselt eriala spetsialistidena jagame infot, siis see info ei ole kunagi nii mustvalge, mis mitte ainult noortele, üldse tarbijale, tegelikult meediatarbijale meeldib, noortele väga meeldib see. See on ju lihtne, jah ja ei. Jah, kas on nii või ei ole, kas on normaalne või ei ole, kas pean tegema või ei pea tegema. Ja mida nagu rohkem tavaliselt ka need nii-öelda eksperdisoovitused kipuvad olema sellised nagu lihtsamad, eks ju, millest alustada, aga kõige rohkem, kõige seksikamad on need, kus peab nagu tireleid viskama, eks ju, kus peab ei tea mida tegema. See tundub, nüüd ma sain õiget nõu, sest see on keeruline, seal on nii palju samme, seal võib-olla on isegi väike kursus, mille ma pean enne seda läbima, on ju, et see võib-olla tegelikkuses on nagu see, mis tundub, et see peab õige olema, sest see on keerulisem ja raskem, nagu just selles mõttes nagu kuidas ma ütlen, et see vastus lihtsalt ei ole, et tegelikult nagu normaalsus on hästi, hästi lai, on ju, et pigem on nagu väga konkreetsed juhised, on ju, jällegi ka kursus oleks mõistlik läbida, et hästi sageli nad ikkagi on seotud mingite nende asjadega nagu ka, aga jah, et mulle tundub, et inimestele nagu meeldib see nii-öelda selline väga konkreetsus, kus sulle öeldakse ette, kui ma julgen öelda praktiliselt kõik spetsialistid, keda mina päriselt jälgin ja ka usaldan ja austan, et tegelikult sealt tuleb ikkagi hästi palju sisekaemuse küsimusi, mis on selles mõttes ebamugavad ja rasked, et ise tuleb tööd teha natuke ka. Muidugi eriala spetsialistidel jälle me räägime näiteks tervishoiutöötajatest, kui nemad midagi ütlevad, siis neil on ka vastutus selle eest, mida nad ütlevad. Mõjuisikud, kui nad räägivad omast kogemusest, siis väga keeruline öelda, et sinu kogemuse jagamine on siin, et sa pead nüüd vastutuse võtma, aga teistpidi on ikkagi see, et mõned teadlikult, mõned võib-olla ka teadmatult ikkagi oma konkreetset kogemust suunavad siis noorteni nii, et see ongi nüüd see õige asi. Jah, mõned neist ei ütle seda päriselt välja, aga teistpidi see, kuidas seda serveeritakse, neil ei ole vastutust, mitte midagi. Et seal see tuleks nagu ära lõpetada, aga teistpidi on neile see, et meie ei saa siin ju lõpetada, me saame noortele anda nagu seda infot, et kuidas siis valida, kuidas saada aru, et see influencer, kes seal on, et ta ajab tegelikult pada, olema ausad.
Ma ise armastan ikka öelda seda, et meie eriala eetika nagu piirab meid igasugust jama ajamast, on ju, et mis nii-öelda eriala välistel inimestel ei ole ja tegelikult neil ongi väga lihtne minna selle taha, et mina jagan enda kogemust, mis oli väga hea kogemus ja mulle väga hästi töötas, aga see on sinu vastutus, kas sa teed, et mina ei saa vastutada enda jälgijaskonna eest, on ju, et tegelikkuses seda enam peaks see jälgija olema teadlik, mida ta jälgib ja mis infot ta võtab ja nagu mis nii-öelda tegema siis ka sellist nagu taustauuringut natuke rohkem, et kas see on ühe inimese soovitus või see läheb nagu kuhugi laiemale on ju ka või kas sellel on ka mingi tõenduspõhine taust, eks ju reeglina, et tõenduspõhisus tundub jällegi selline igav ekspertide soovitus on ju, et aga tegelikkuses selle taga on ju väga palju tööd, see tähendab seda, tõenduspõhine tähendab seda, et see sama viis on töötanud väga suurel hulgal inimestel, mitte ainult ühel või kahel. Ja siin võib-olla ka noortele soovitaks seda, et mõelge võib-olla siis niipidi, et kui sul on vaja südameoperatsiooni, kas sa siis lähed ikkagi näiteks PERH-i ja tehakse sul seal, või on mingisugune influencer, kes räägib, kuidas sa seda ise saaksid teha, sellepärast, et tema tegi selle ise ära, või et kas sa hakkad, mõni ütleb, et näed, et tee auto korda nagu mina, et ma tegelikult tegin selle ainult, panin 2 Bolti 5 asemel, sest mis esindus ikka teab. Ikkagi sa viid ju auto pigem ikkagi päris spetsialisti juurde, mitte inimese juurde, kes võib-olla on pool aastat on ainult load olnud ja nii edasi. Aga ma tahaksin teha sellise asja nüüd, et ma ütlen ise sulle nagu mingisugused nagu punased tipud justkui, mis selle seksuaaltervise sisu looja või soovitaja juures, et on sellised punased lipud, et ta ei ole usaldusväärne ja sa saad kohe nagu öelda, et kas see on nagu õige või vale ja ka täiendada. Tegelikult see nüüd käis juba läbi, et väga mustvalged väited. Ja. Absoluutselt, et hästi absoluutne ainult äärmused. Arstid ei taha, et sa seda teaksid. Jaa, tavaliselt see on hästi tõmbab, kõigil inimestel tõmbab mõndadel inimestel sellepärast, et see tundub hästi kahtlavane ja teistele tundub nagu see, et seda ma arvasin, on ju. Big Pharma. Et see tegelikult tõmbab kohe tähelepanu, et oot, mis ma pean teadma ja tavaliselt see on selline triggerdav asi, aga ma näen, seda kasutatakse nii palju. Kunagi oli isegi selline ajakiri, ma loodan, et ma ei tee siin meie toredale hostile Delfi meediale kuidagi liiga, et oli ajakiri, et kõik, mida arstid sulle ei räägi või midagi sarnast, mingi siuke ajakiri ja et juba tol hetkel oli see olemas, aga nüüd see on liikunud nagu mujale. Hirmu või häbi pealt mängimine? Ja hästi sageli tekitatakse see, et kui sa oled õige mees või naine näiteks, siis peab olema niimoodi või nagu tekitatakse just see, et mul on tegelikult võimalus nagu vale olla, aga ma ei taha vale olla, siis ma teen nii, nagu sa ütled igaks juhuks, et muidu läheb halvasti, on ju. Ja et sellist see on jällegi, läheb ka selle absoluutsusega veidikene kokku, on ju, et kus nagu öeldakse ära, et võt niimoodi on õige ja niimoodi on normaalne, et siis tekitatakse see tunne, et nagu sellest väljaspool nagu küll ei julgeks olla. Millegi müümine päris lahendusena? Oleneb mida müüa, kui müüd teaduspõhist nõustamist, väga tore ja võiks olla rohkem aga jah, et nagu ma ütlesin ka enne, et hästi sageli tuleb see, et tule ja õpi, kuidas olla õige naine või tule õpi, kuidas olla õige mees, et jällegi see mängib häbi peale, see mängib absoluutsuse peale, see väga sageli ikkagi ei arvesta meie erisusi mitte kuidagi. Et tavaliselt ja me jõuame sinna ka, et siis väga sageli on tegemist nagu nende samade turundussõnumitega, eks ju, mis sinna tuuakse, et kui on ikkagi soov midagi selle teadmisega ka müüa, et ma ei ütle, et nagu kõik asjad, mida müüakse, on jama, aga tasub sinna süüda natukene, et mida sulle müüa tahetakse. On ju müüdud siis spetsiaalseid abivahendeid, mille eesmärk on siis raseduse planeerimine just selles mõttes, et millal on hea rasedaks jääda, aga kasutatakse siis seda, müüakse justkui selle pähe, et kuidas siis rasedusest vältida, et täpselt, et tasub ikkagi uskuda inimesi, kes on tervishoiuspetsialist. Vist üks beebibuum just noorte raseduste sellel ajal, kui seda müüdi. Diagnooside või ravisoovituste andmine ilma kontekstita.
Ja jällegi, kui lähed arsti juurde, räägid terve eluloo ette, eks ju, et tavaliselt see, kui Instagramis sellest küsimuse kastiks, siis saad kirjutada, seal vist saab 100 või mitu märki, tähemärki saad kirjutada, on ju, ja et siis tuleb sealt nagu pikad analüüsid ja soovitused ja hinnangud ja diagnoosid ja lahendused ja noh, tavaliselt saad ikka jällegi kursust osta ka, on ju, et noh, see noh, tegelikkuses jätab nii suure osa sinust nagu kõrvale. Mina ise oma klientide käest näiteks, kes tuleb mulle nõustamisele, ma küsin esimesed tund aega küsimusi tema käest üldse, et ma saaks üldse mingisuguse arvamuse kujundada sellest, mis ma arvan, kuhu see võiks minna. Et see ei ole 100 tähemärgi koht. Üks selline suur influencer, kes ei ole otseselt influencer, aga ütleme, et mõju isikuna tehisintellektina võib-olla isegi võiks öelda, on meie tore doktor Google. Kindlasti sellest me peame täna rääkima. No, mis hetkel Google võib abiks olla ja mis hetkel ta tegelikult hakkab ikkagi inimestele rohkem kahju tegema? Ma tahan tervitada enda kunagist füüsikaõpetajat siin juures, kes armastab seda väga öelda, ma korduvalt teda kuulnud seda ütlemas, et internetis on kirjas kogu maailma tarkus ja seal on kirjas kogu maailma rumalus ja sina pead olema siis nagu piisavalt tark, et seal nagu siis õige asi välja otsida või välja võtta, on ju. Ehk siis, mis mulle tundub guugeldades, eriti kui me guugeldame reeglina tervisest tulenevalt sümptome, et seal on täpselt see, et sa võid saada kinnitust sellele, mis sa juba arvasid või kartsid, eks ju, et seal tavaliselt on ka üsna selliseid nagu drastilisi vastuseid, eks ju. Sul võib tulla vastuseks, et mitte midagi ei pole hullu, kannata ära. Seal võib tulla see, et väga pikalt enam ei pea kannatama. ja tegelikult nagu lähtuvalt sellest sa võtad ju mingisuguse siis arvamuse. Et põhimõtteliselt on niimoodi, et inimene, kellel ei ole ka sellist nagu mingit meditsiinialast, sellist nagu kriitilist mõtlemist või teadmisi selle jaoks, et siis tegelikult on nagu, ta võib olla abiks, aga tegelikkuses peaks olema ka ikkagi kriitiline selles, et äkki tasuks kuskilt veel kontrollida. Ja Google on selles mõttes hea asi, et ta annab tõesti kõike ja lõppude lõpuks sa võid ka leida selle alternatiivmeditsiini, mida väga, ütleme nii, et see on väga ilusti öeldud selle kohta, et alternatiivmeditsiin, aga et nagu ikkagi soolapuhujate juurde võid ka jõuda, et kui me räägime, ma ei tea, menstruaaltsüklist, sellega on probleem, siis ikkagi tasuks nagu uskuda günekoloogia, mitte inimesi, kes soovitavad sul, ma ei tea, kitseneere hakata närima, eks. No see oli täitsa välja mõeldud praegu nagu lihtsalt, aga sellist infot sealt paraku ikkagi võib tulla, sest ega Google ka, seal on märksõnad ja kõik muud asjad, kuidas seda indekseeritakse ja ega seal Google'it suures pildis ei huvita see, et kas selle kirjutab gynekoloog või selle on kirjutanud keegi teine. Peaks, et keegi guugeldaks. Just. Ja. Ma tahtsin seda Google kohta veel lisada ja nende kohta ka, et need on tavaliselt ka mingite inimeste targad otsused, eks ju, missugust infot sulle esimesena antakse. Tavaliselt antakse nende infot, kes raha maksavad. Ja samamoodi ka algoritmi tegelikult on inimeste mingisugune otsus jällegi, et hoida sind seal kanalis, eks ju. Ehk siis nendes asjades ka tuleb olla hästi tähelepanelik. Google'i puhul tuleb tavaliselt ka välja nagu Wikipedia. Kas Wikipedia on siis selline asi, mida saab nüüd 100% uskuda? Kindlasti mitte 100. Minu teada seal vist saab ise modereerida neid tekste, kui sul tundub, et midagi on valesti, siis saab sinna juurde kirjutada. Et seal vist keegi küll kontrollib, aga mitte nii põhjalikult tõenäoliselt. Doktor Google ja doktor ChatGPT või siis doktor AI on võrdlemisi sarnased asjad, aga mis neid eristab? Ja kas sa üldse soovitaksid ChatGPT-d kasutada noortel oma seksuaaltervise teemadel aru pidamisel? See ei oleks tõenäoliselt mu kõige esimene soovitus. Aga ma arvan, et ChatGPT on kindlasti mõistlikum kui Google, just sellepärast, et seal on mingigi nagu selline analüüs juba ikkagi taga, et Google lihtsalt annab vastused, mis vastavad sellele, mis sa küsisid ja seal tavaliselt on ka nagu need otsisõnad, üksikud sõnad, et ChatGPT-sse sa saad ju nagu terve ikkagi pika loo ära rääkida. Me lähme ka võib-olla sinna tagasi, mis ma ka enne ütlesin, et kas see, et sa oma meditsiinilise nagu tausta sinna kõik sisse räägid, kas see on nagu see, mida sa nagu
tahad, et see AI nagu sinust teaks või mitte, see on nagu eraldi küsimus, aga noh, kui mure on, et siis noh, teoreetiliselt sa saab teha, ta otsib ikkagi noh, ma ka nüüd järjest olen kogu aeg jälginud, et alguses vastused olid ikka jama, kusjuures ka AI puhul, kui olenevalt sellest seksuaaltervisealasest küsimusest, ta isegi võib öelda, et see ei vasta nende nii-öelda reeglitele, mis neil on selle nagu mingi policy'ga seonduvalt, aga reeglina ta praegu ikkagi vastab ja noh, nagu täielikku jama nüüd viimasel ajal nagu ei ole tulnud, aga on nagu palju asju ikkagi, mis on nagu veel puudu. Mul on kogu aeg selline väike kahtlus ka, et võib-olla see, et kuna ta tunneb mind ja teab minu väärtusi juba, et võib-olla ta on õppinud minu arvutis, minu ChatGPT rohkem kui võib-olla kellegi teise arvutis, et see on ka nagu omaette küsimus ja noh, kui ChatGPT-d soovida kasutada, näiteks kui ei soovi spetsialistilt saada ikkagi nagu päris veebinõustamist näiteks, et siis tuleks olla ikkagi pigem nagu oma küsimuse püstitamises väga detailne ja põhjalik. Küsida teaduspõhist ja mina tavaliselt soovitan ka kirjutada veel juurde, et vasta mulle nagu teaduspõhine spetsialist. Aga teistpidi võiks öelda, et võib-olla kõige turvalisem nii-öelda soovitus noortele on nagu ikkagi see, et ärge kasutage nagu ChatGPT-d selleks, et ütle mulle, mis mul viga on või et otsusta minu eest, kas mul on nagu vaja abi, vaid pigem see, et kui noh, sul on vaja nagu mõista, et mida üks termin tähendab või et kui sa tõesti pead minema siis esimest korda näiteks naisarsti vastuvõtule, noh, siis sa võid küsida, et aita mul valmistuda, et mis seal nagu ees ootab. Samas peab jälle olema selles mõttes tark küsija, et noh, visiitide ülesehitus võib olla erinevates riikides natukene teine, eks ole, et selline allikakriitilisus on ka seal ja ikkagi see oskus seda ChatGPT-d kasutada, et noh, sa võid sealt saada väga head infot, aga teistpidi on nagu see, et see tihend seal vahel oled sa ise ja kui sa ei oska seda küsida, siis noh, jah. Ja muidugi me räägime sellest, et varsti tulevad reklaamid ka sinna ja siis palju õnne kõigile neile, kes tahavad saada neutraalset infot, sellepärast, et siis hakatakse reklaami ja täpselt neid toredaid kursusi. Just täpselt. Ma tahtsin ka selle AI kohta veel nii palju lisada, et seal puudub ka tegelikult selline nagu, kes on suhelnud ChatGPT-ga või mis iganes teise AI agendiga tegelikkuses, et seal on selline ka mina ütleks natuke Kruumikuga sarnane, ta on hästi sõbralik sinuga, ta on hästi mõistev. Kui sa ütled, et midagi on valesti, siis ta ütleb, et jaa, sul on õigus, eks ju. Et ta ei jää ka ise endale väga kindlaks, et kui sa näiteks, kui ta ütleb sulle mingi vastuse ära, sa küsid, et oled sa ikka kindel, et ma arvasin teistmoodi, siis jah, tegelikult ongi teistmoodi. Et ka sellised olukorrad näiteks mõnikord tulevad ette ja mida ma siis usun, eks ju. Et teinekord nagu see esimene vastus nii-öelda ära uskuda, isegi võib-olla oleks nagu lihtsam, iseasi nagu, kas see siis nagu on õige, eks ju. Et noh, mingite teiste, noh, mina näiteks olen seda teinud ka üldse mitte erialaselt, aga siis jah, mõnikord on need kuuled, et see vastus küll nüüd ei sobi, et jah, tegelikult sul on õigus, et tegelikult on hoopis teine vastus, mis on okei, nagu miks siis kohe teist ei ütlenud. Et ka sellised asjad ja nagu selline konteksti lugemise oskus nagu ka, miks ma ütlen, et see küsimine siis peaks olema väga detailne. Et jällegi iseasi, kas sa tahad, et see väga detailne info läheks nagu sinna avaliku baasi, eks ju. Just nii. Et pigem jällegi kirjuta siis juba mõne usaldusväärse nõustajaga. Aga kuidas üldse aru saada, et info, mis sa veebist leiad, et see on usaldusväärne just siis näiteks seksuaaltervise teemadel? Kuidas nagu seda üldse kontrollida? Mis need nagu sellised lihtsamad nagu näpunäited siin võiksid olla? No ma võib-olla alustaksingi sellest, noh, AI-s on seda keeruline kontrollida, aga kui sa guugeldad näiteks, et mis see allikas on, mis see kanal on, kas see on mingisugune usaldusväärne portaal, on see mingi haigla veeb, on see mingi seksuaaltervis.ee näiteks või mingi kolmas. Teiseks, kes on autor, eks ju? Kas sa saad selle autorile mingit taustakontrolli teha, eks ju, tavaliselt on ka juurde mingi väike süke credential nagu pandud, et mis tema see tiitel nii-öelda on, et kas ta on, noh, ma ei teagi, värske ema,
ja räägib enda kogemust või on tegemist näiteks günekoloogiga või emma-emandaga näiteks, et kes seda sama lugu võib-olla räägib, aga missuguse nurga alt. Et need on nagu esimesed asjad, mille peale nagu tasuks vaadata, kui ka nimi on näiteks juures, et siis tasub nagu vaadata, guugeldada näiteks, et kui tegemist on turundusinimesega või mingis portaalis ajakirjanikuga, siis on nagu siis saaks sealt nagu sisust võib-olla vaadata ka, et mis see mõte seal oli. Või kui see inimene ongi mingi seksuaaltervise spetsialist, nõustaja, et tõenäoliselt see info on juba oluliselt kvaliteetsem. Võtame korraks Eesti, et millistest ja kust kohast üldse tegelikult Eestis sellist nagu infot saab? Me kõik teame, seksuaaltervis.ee on seksuaaltervise alane, kus saabki igasugust infot, aga kui me räägime ka näiteks meie saate sellest nagu esimesest poolest, et kui ongi groominguga seotud mingisugune teema, kuhu üldse veel saab pöörduda ja kus seda infot võiks saada? Lasteabi ilmselt, aga samas ka seal tegelikult on oma nõustamised olemas, peaasi kindlasti võiks olla, aga kas on veel mingisuguseid selliseid häid näpunäiteid? Ma hakkasin just mõtlema, kas veebipolitsei sellel leheküljel näiteks on kindlasti ka mingisugused juhised olemas, kui me räägime groomingu poolest, eks ju. Koolides kusjuures ka võib olla väga sageli. Ma ei ütle, et kõigis koolides on, aga kindlasti seda võib leida jällegi usaldusväärne allikas pigem, enda kool on ju. Ja mis on tore näiteks, ikkagi räägitakse, et ikkagi hädas õpilased väga usaldavad, eks ju. Haridusministeeriumi lehel isegi minu meelest praegu järjest luuakse, et nagu tasub vaadata sellistesse kohtadesse, kus sa muidu ei käi. Lihtsalt ma mõtlen seda poolt. Et haridusministeeriumi leht ilmselt ei ole igal noorel kiirvalikus, aga sealt võib tegelikult leida endale kasulikke mõtteid. Ehk siis kui te ka otsite infot ükskõik mille osas, siis vaadake allikat, vaadake, kes on nende veebilehtede nii-öelda tegijad, kas või kui me räägime sellest groomingust ja sellisest ebakohasest seksuaalkäitumisest ja sellest arusaamise mõttes, siis piirid.ee on selline leht täiesti olemas, ehk siis mis on ka Seksuaaltervise Liidu Viljandi haigla ja ka tegelikult siis Sotsiaalministeeriumi poolt loodud, ehk siis jälle päris nii-öelda arvestatavad allikad ja tegijad. Selleks, et saada vaikselt kokku võtta, siis nagu ikka oleks hea, et jääks võib-olla saate lõppu veel midagi kõlama, siis ma küsin sinu käest, et kui sa peaksid nagu nüüd kokku võtma, siis mis on 3 kõige sellist olulisemat oskust või teadmist, mida tänane noor vajab, et internetis seksuaalselt turvaliselt siis tegutseda, et ta tunneks ennast turvaliselt, aga ka see info, mis temani jõuab, siis tema nii-öelda füüsilist näiteks seksuaaltervist siis kuidagi halvasti ei mõjutaks. Ja ma võib-olla panekski veel tuletaks meelde seda, mis ma ka kõige alguses ütlesin, et nii-öelda mitte kuidagi alahinnata seda turvatunnet, et turvatunne või see ei ole nagu seotud piiride või hirmutamise või mingi, ma ei tea, ka karistuse või mingi muu asjaga, et see tegelikult on ikkagi iseenda heaoluks, mille jaoks tegelikult me saame, mitte ainult noored, kõik inimesed saavad selle jaoks midagi ära teha, et ise nagu olla tark. Et see kindlasti on oluline enda jaoks võib-olla välja mõelda, mis need asjad on igas hetkes ja nagu korraks peatuda. Mõelda korraks, et mulle meeldib ka see mõte väga, et räägitakse nii-öelda kiirest ja aeglasest mõtlemisest, et kiire mõtlemine on siis see meie automaatika, mille pealt me töötame niikuinii enamus ajast, sest meil on väga kiired elud kõigil, et aga korraks siis olla selles aeglastes mõtlemises nii-öelda ja analüüsida, et ahaa, süke olukord on tegelikult, et võib-olla rohkem sellist aeglustamist erinevates hetkedes, et mitte automaatika pealt minna iga asjaga kaasa. Siis teiseks kindlasti ma tahaks tuua selle ikkagi, et olla kriitiline, mingi kriitika säilitada, kui on tegemist võõra inimesega, eks ju. Me ei saa lõpuni võtta teda nagu kui enda kõige lähedasemat inimest. Et ta nagu vaatamata sellele, kui me oleme rääkinud nädalaid, ta on ikkagi võõras. Minu jaoks on ta ikka võõras. Ja samamoodi ka kriitilisus ka nende allikate suhtes, siis mida me nagu loeme, näeme, tarbime, kes seal arvamust avaldab, mis infot ta jagab, mis eesmärgil, mis nii-öelda, mida ta tahab mulle öelda, aga mida ta mulle ütlemata jätab ka.
et need on nagu sellised head võib-olla punktid, mille peale teinekord nagu mõelda, et inimesed, artikkel on ainult mingi X pikkusega, on ju. Me ei saa sinna kõike infot sisse panna. See on üks asi, millega mina olen hädas pidevalt, kui ma pean midagi kirjutama, sest et ma tahaks kõik asjad ära rääkida, eks ju. Ma ei taha, et midagi jääks välja ja ma ei taha, et teine inimene arvaks, et see on nagu meelega välja jäetud. See ei oleks oluline, see on väga tähtis. Et need on sellised 2 asja ja kolmandaks tegelikult ikkagi tahan pigem ikkagi nagu julgustada inimesi, eriti noori muidugi, et ükski nendest asjadest ei ole nagu lõpuni halb. Et kõigist asjadest tuleb olla tark, tuleb olla kriitiline, aga tegelikult kõigist asjadest on võimalik nagu iseendaks midagi kaasa võtta. Ja samamoodi see veebisuhtlus ei ole halb. Ma arvan, saavad meile väga palju selliseid uksi, mida nagu siis, kui seda veebisuhtlust ja kõik ei olnud, siis ei olnudki võimalik, eks ju. Et aga et see nii-öelda suure võimuga tuleb suur vastutus. Just selle kohta. Selline täna saade. Aitäh sulle, Liisa, et tulid ja ikkagi, kui kellelgi on küsimusi, siis seksuaaltervis.ee tasuta anonüümselt vastatakse teie küsimustele ja seal on ikkagi päris eksperdid, ei ole nad anonüümsed isikud kuskil, vaid täiesti päris inimesed, on nad gynekoloogid, ämmaemandad, meestearstid, psühholoogid ja nii edasi. Nii et sealt saate siis ikkagi spetsialisti käest vastuse, kes ka vastutab oma vastuste eest. Ja kui te ei soovi küsida, vaid tahate lihtsalt lugeda seksuaaltervise kohta, siis muidugi seksuaaltervis.ee lehel on väga palju seda infot, nii et tulge ja lugege. Mis teemadel tulevad järgmised saated? Ma hea meelega kutsuksin ka üles teid kirjutama, mis teemadel te tegelikult neid saateid veel tahaksite kuulata. Kirjutage näiteks seksuaaltervis@seksuaaltervis.ee või otsige üles seksuaaltervis.ee Instagram ja kirjutage meile sinna. Aga kindlasti juba siis aprillikuus 2 episoodi uut on tulemas, nii et kui olete kiired, siis võib-olla saate juba aprilli oma mõne hea soovi meile kirjutada. Kui mitte, siis valime ise teemad. Aitäh, et te kuulasite ja kohtume ja kuulmiseni juba aprillis. Tšau! Saate toob teieni Tervisekassa.